Hei, mina olen Eesti parim pagar Sandra Daškova ja täna tulevad külla mulle Eesti kuulsused, mis hakkavad kooke küpsetama. Mina olen Keter, olen laulja. Mina olen Jenka. Alates esimesest klassist siis olemegi parimad sõbrannad. Mina olen Ženja Fokin. Igapäevaselt siis rüüstan mööda kaubanduskeskusi ja proovin missioonitundega Eesti inimesi stiilisemaks muuta. Mina olen Kadri Kalamees ja igapäevaselt tegutsen finantsmaailmas. Mina olen Mari-Heleen, ma olen blogija. Ma olen Richard, ma töötan insenerina. Mina olen Victoria ja mina tegelen tantsimisega. Minu nimi on Stefan, ma tegelen laulmisega. Mina ja Victoria ootame sellest võistlusest ainult võitu. Kui võitu ei tule, siis me jääme siia. See naeratus võib olla petlik, sest et ma olen kuri, kui asi läheb hindamiseks. Me Reinaga köögis täiega täiendame üksteist, et minul on selline pikaajalisem kogemus ja ka temal on sellest hästi palju loovust. Minu suurim hirm on see, et meie sparglid upuvad selle koorekastme sisse ära. Sul läks sassi? Ei, vahepeal lihtsalt tekkis palju aega ja kõht oli tühi. Minut veel ja need äärad on juba sellised ideaalsed. Kui sa iseendale teed süüa, siis ma tahan nõndaviisi, et sinna jääks juurde protsess, mida ainult see tulemus, või nii-öelda A-punkti B-ni jõudmine ja võib-olla natuke sellist itaalialikku sellist nagu melu. Siis kui Ženja hakkas selle leegiheitjaga põletama ja siis meie köögipool läks nii palavaks, et seal oli täiesti võimatu enam tööd teha. Mina hindaksin enda partnerit 8-ga. Sellepärast, et sa käisid vahepeal söömas. Ženja ja Kadri, te olite väga tublid, saite väga hästi hakkama. Kaunistus on väga äge. Anžeelika ja Keter, teie Pavlovad näevad väga ilusad välja. Heleen ja Richard, te olite ülitublid, teie jõudsite teha 2 kooki. Stefan ja Victoria, teil tuli imeline kook välja. Minu silmist olete võitjad, sellepärast et teie õppisite täna kõige rohkem. Nii et palju õnne teile!